Ma ei oskagi matemaatikat, kuigi tegelikult see ei vasta tõele. Sa näed ja sa teed, aga miks sa teed? Just. Nyt said Matti. No kõik ju. No kõik. Duolingo. Siin me jälle oleme. Kohan. Kuidas sai? Kui sa juba ei tea, mis asi on Duolingo, siis ma teen sulle väikese kokkuvõtte. Duolingo on tuntud kui tasuta keeleõppe äpp, mis sai väga kuulsaks tänu öökullile nimega Duo. Äpp tuli välja 2011, aga populaarsus hakkas tõusma viimaste aastate jooksul tänu nende TikTokile. Duolingo turundustiim muutis armsa väikse öökulli täiesti pööraseks netipersooniks. Duo tantsis, tegi draamat, viskas sarkastilisi kommentaare ja oli lihtsalt kaootiline. Sellise sisuga nad kasvatasid endale TikToki konto, kus on praeguseks 17 miljonit jälgijat. Äpp ise on ka väga hästi üles ehitatud. Lühikesed ülesanded, striikid, kui sa teed iga päev neid ülesandeid ja virtuaalsed auhinnad, mis muudavad õppimise justkui mänguks. Tänu sellele muutus Duolingo väga kiirelt maailma populaarsemaks keeleäpiks. App Magic info kohaselt on Duolingot alla tõmmatud 960 miljonit korda ja igakuiseid aktiivseid kasutajaid on umbes 185 miljonit. Kõik on hästi tore, aga kas see äpp päriselt töötab ka? Ei, aga sellest me räägime lähemalt siin videos. 20 minutit päevas, mis ütleb siin, et on intensiivne, siis sellega tegelikult ei tee üldse mitte midagi jaapani keelega. Ma arvan, et kui intensiivne, siis võiks alguseks 4 tundi päevas olla. Miks me siin täna üldse siis oleme? Tundub, et Duolingole jäi keeltest väheks. 2022 lisasid nad oma äppi võimaluse õppida matemaatikat, 2023 muusikat ja nüüd hiljuti lisandus ka male. Ja loomulikult me peame välja uurima, kas nendel õppekavadel on rohkem lootust kui keelte omadel. Ajasime kokku iga teema jaoks oma ala eksperdid. Säde Mai, kes on matemaatikaõpetaja ja oskab ka muusikateooriat ning maletaja Grete Olde. Lisaks näitasin uusi õppekavasid ka mitte eksperdile, et saada ausat tagasisidet. See on lihtsalt Mikk. Oled sa Duolingot kasutanud või? Ma õppisin korraga vene keelt, eesti keelt, inglise keelt ja saksa keelt. Nii et I've had enough. Mul on sulle väga hea uudis, sellepärast et Duolingos on nüüdseks nii male, matemaatika kui ka muusika. Nii et keeltega siin ei ole enam mingit pistmist. Et ma saan, väga hea, super. Mis on sinu kogemused matemaatikaga? Kogemused on nii palju, et olen õpetajana töötanud 4 aastat ja mõned kuud, nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis ja terve elu on mulle matemaatika meeldinud ja üks hetk jõudis kohal, et ma võiks seda äkki siis õpetada ka. Nii et võib öelda, et sa oskad. Tead nii mõndagi? Jah, ma loodan ja arvan küll, jah. Kas sa uurisid ringi Duolingo matemaatikas? Jaa, uurisin küll, et ma olen nüüd päris mitu head päeva seal iga päev ikka üritanud midagi teha. Nägin, mis seal on, mida seal ei ole ja mis seal võib-olla võiks olla. Matemaatika õppimiseks saab valida kursuseid nii klassi järgi kui ka eraldi teemade kaupa. Näiteks 6. klassi kursuses on juba 29 teemat vaja läbi käia ja iga teemal on kuni 17 ülesannet, nii et õppekava on üsna mahukas. Palju sa tead matemaatikast? Pigem ei ole mu tugev külg. Kas sul tööalaselt on vaja matemaatikat? Jaa, aga mul on tööalaselt võimalik ka Google'it kasutada. 2 + 1 on 3. 3 + 1 on 4. 4 + 1 on 5. I'm amazing. Ma ei taha kellelegi nagu liiga teha, aga kas peab nii lihtsalt alustama? Et ma saan aru sellest, et vaatame arvutimängudes on ka, et sa alguses õpid, et kuidas mehaanika töötab. Ma võib-olla 4 + 2 8 korda ei pea nagu arvutama. Kui õpilane tunnebki, et tal on mingi kindla teemaga raskusi, siis saab sealt võtta ülesanded ja üks teema koosneb ju ka mitmest erinevast raskusastmest, et saab alustada kõige lihtsamate asjadega ja mida edasi, seda raskemaks need ülesanded lähevad. Et see on ka kindlasti pluss, et saab ka niimoodi teemapõhiselt läheneda. Teatud ülesannetega sa saad ka selgituse, et miks just see vastus on õige. Küll aga ei seletada iga kord. Näiteks ma ei tea, mis mõttega pidin ma palle 39 peale laduma. Proovime siit midagi või?
Näed, siin hakkab juba tulema. Nii, X on suurem kui 2, see peab siis 3 olema. Mida? Ma vaatasin valet pidi. Ma mõtlesin jälle, et mis sa nüüd tahad minust. See oli nii enesekindlalt. See oli nagu lihtsalt. See on suurem kui või võrdne. Ehk siis suurem kui 6 või võrdne 6-ga. 6, 7. Arjal ei lähe üldse hästi. Ütle mulle, kuidas see vale on. Ütle. See X on väiksem kui 3. -3 ei ole väiksem kui 3 või? X on suurem. Aga see on tegelikult päris huvitav. X peab olema suurem kui 1 ja 3 ei sobi. Ma arvan, et selle tuleb ära flagida. Aga võib-olla on asi selles, et Duolingo vallandas terve oma tiimi ja nad läksid ju AI peale üle. Vot seda AI-d sulle. 3 ei ole suurem kui 1. Kuule, aga vaatame natukene koos ka. Mis sul praegu hingel on? Eksponent, siis properties inglise keeles on ju. Ehk siis astendamisega seotud nii-öelda omadused või tehted astmetega. Julgen panna vist see. Nii, no aga proovi. Jah, just. Et ta teeb täiesti selles mõttes automaatselt võib-olla, aga et mis seal taga on, et selleni ikkagi läbi nende ülesannete kahjuks ei jõua. Sa näed ja sa teed, aga miks sa teed? Just. Sest et kui sul selline asi tuleb ette, mis ilmselgelt on nagu veider, on ju. 3 on suurem kui 1. Ja kui sul vaata puudub nagu võimalus seda kuidagi nagu, sa oled üksinda ühetoalises korteris, on ju, mängid seda, järsku vaatad, et see on jumala vale. Kelle käest sa küsid? Ja siis see, mis suga kaasa tuleb, on see, et ma ei oskagi matemaatikat, kuigi tegelikult see ei vasta tõele. Duolingo võttis lihtsalt AI appi ja see ei oska. Mida ma kardan, on ka see, et mõned mõisted võivad jääda Eesti õpilase jaoks arusaamatuks. Täisnurk eesti keeles on inglise keeles right angle, et seda võib-olla õpilane kohe ei seostagi ja teeb ülesandeid, leiab seal mingit täisnurki, aga siis tegelikult ei saagi aru, mida see tähendab siis tunnis justkui. Igal õppeainel on ka lihtsalt mänguvariant, kui sa täna päriselt õppida ei viitsi. Matemaatikal on pakkuda omamoodi ristsõna, erinevate paaridega summa liitmist, aja peale arvutamist, et maksimaalselt raha saada ja siis mingi sudoku taoline asi, kus kõik read ja diagonaalid peavad kokku tegema ühe ja sama summa. Kui õpilane puudub, kas ta jõuab sellega järgi? Ma ei usu, et ta päris järgi jõuab, küll aga ma kindlasti soovitaks seda, et just neid nii-öelda baastõdesid saaks harjutada. Ma soovitaksin õpilasele, kes tunneb, et võib-olla tal on jäänud mingites teadmistes augud, puudujäägid ja kes tahabki harjutada just neid kõige põhilisemaid matemaatikareegleid, mis peavad olema õpilasel olemas, et üldse saaks sinna neid teadmisi peale ehitada. See tegelikult on parem kui see, et ma doomscrollin TikTokis. Absoluutselt, väga palju parem. Kui palju sina tead malest? Ma olen malega põhimõtteliselt terve oma elu seotud olnud, ehk siis mu mõlemad vanemad olid maletajad, on praegu treenerid ja siis ma olen üles kasvanud põhimõtteliselt lapsest saati maad mängides. Kas sa vaatasid seda Duolingo male võimalust? Ma vaatasin, ma täitsa proovisin neid uniteid teha ja siis mängisin ka. Males on 7 sektsiooni ja need on jagatud eloks ehk reitinguks. Mida kaugemale jõuad, seda raskemaks lähevad ülesanded ja tehniliselt peaks sinu hinnang peale kogu kursuse läbimist olema 1200. Paul Kerese reiting oli 2580. Sa õpid, kuidas nupud käivad, kuidas mängu alustada, kuidas lõpetada, kaitsta, rünnata ja nii edasi. See oli huvitav, sest mingil määral ta küll õpetas asju, aga samas ma tundsin, et ta tegelikult ei seletanud. Et ta nagu mingi määral seletus oli olemas, aga et seal ei olnud seda põhjendust taga, miks me asju nii teeme. Alguses proovisin teha seda esimest, kus oli siis käikude õppimine, see tundus täis asjalik. Siis ma liikusin 4. sectioni juurde, kus oli siis juba natuke keerulisemad asjad ja just siin ma siis tundsin seda, et oleks tahtnud rohkem seletust, mitte et ta nüüd 10 korda näitab mulle sama seisu, et tee niimoodi, aga et seal ei ole seda põhjendust, et miks ma niimoodi tegema peaks. Kui ma läheksin täiesti nullist, siis näiteks kuhugi male ringi või hakkaks nullist tegema seda?
mis need erinevused on? Võib-olla käikude mõttes isegi on sealt lihtsam seda teha, sest sa saad seda teha nii-öelda enda omas tempos ja käike on üsna lihtne õppida. Aga kõik, mis sealt nii-öelda edasi tuleb, on juba see, et see vajab natuke rohkem seletamist. Samamoodi, kui sa oled majatrennis, kui sul tekib küsimus, siis sa saad selle kohe ära küsida. Samas, kui sul tekib Duolingos küsimus, siis ega sa väga küsida ei saa. Male mänguline osa on male mängimine kas Oskari vastu ehk AI või päris inimeste vastu. Oskari vastu mängides on mulle määratud reiting 700. Google'i järgi olen ma kõrgemal tasemel kui pooled malemängijad. Küll aga sain ma tehtud 7. sektsiooni, mille kohaselt peaks mu reiting olema juba 1200. Ma olen aru saanud, et Duolingo reitingud on väga möödas omadega, et ka nii-öelda see, mis tase oli 1200 vist äkki, mis ma neid ülesandeid tegin, kindlasti ei olnud 1200, mis ma olen mänginud 1200 reitinguga lastega ja nad väga ei saa mitte midagi aru. Siis seal ikkagi oli nagu mitmekäigulised mati ülesanded, mis vajavad nagu oluliselt rohkem mõtlemist. Üldiselt ka veebireiting versus nagu päris elus reiting on täiesti erinevad asjad. Ametlikult 700 reitingut ei eksisteeri üldse. Teeme ühe mängu. Ma olen nüüd nädal aega järjest tuupinud, mänginud seal on ja vaatame siis, kuhu minu 700 elo on viinud mind. Ma nüüd teen siis neid asju, mis ma olen seal Duolingos teinud ja mis on toonud mulle võidu koju. Nii kaugele, kui ma jõudsin, siis Duolingo ei õpetanud ka avanguid näiteks. Ehk siis ta juba pani mingi seisu pani peale ja ega sa tegelikult ei teadnud, miks need nupud seal on või kuidas sa sinna seisu välja jõudsid. Okei, no proovime. Kuidas sa tunned praegu, kuidas sa hindaksid mu oskuse? Selle järgi ei saa näiteks 700 olla. Puhun selle siia ja siis ma ei saa midagi teha ja siis sa lihtsalt hakkad edasi sööma, aga sa praegu võib hobuse kaela süüa, siis mulle ei meeldi. See oli halb või hea käik? See oli hea käik. Ta kaitses ära. No siis hakkame ähvardama. Mis mul ikka kaotada on peale mängu? Ja siis surud nurka või praegu või? Väga rjud. Nüüd said Mati. No kõiki. No kõik. Kas ma olen siis 700 elo? Selles mõttes, et sa reegleid tead. Sa saad aru, et sa tood nupud välja, aga see on täpselt see, et seal nagu otsest strateegiat taga ei ole. Strateegia on täiega puudu. Aga see on täpselt see, mida saab rohkem trennist ja harjutades ja vähem sellest, et sa Duolingos teed täpselt sama seisu 7 korda lihtsalt vajutad sinna ühele nupule. Ma arvutan veits sama lähenemist keeleõppe puhul, et sa võid teda teha, et see on lõbus, aga nagu mingil hetkel sa tuleb see piir ette, et samamoodi nagu ega sa keelt nagu puhtalt rääkima ei hakka, siis samamoodi ega sa maled Duolingoga nagu päriselt aru saama ka ei hakka. Muusikas on ainult 4 sektsiooni, aga see väike number võib olla petlik, sest juba teises sektsioonis on 49 laulu, millest on vaja jagu saada. Esimeses sektsioonis saab mängida nii, et klahvidel ja noodireal on värvid ja tähed ees. Peab rütmis püsima, et ta nagu mängib taustal seda muusikat ja näitab väga ilusasti isegi nii-öelda värvikoodina ära, et missugust klahvi ma peaks vajutama. Järgmises osas pead sa juba õppima, millisel real teatud noodid on ja kuidas nad kõlavad. Enam ei ole värve ees. Nii, Opa! mis sümbolid siis need nüüd on? Oi! Uus sümbol. Me jäime liiga mitmest hooajast maha praegu. Et see on juba keerulisem, pluss siin ongi päris noodid siis juba. Mitte ei ole enam need värvilised klahvid on ju. Okei, aga kuule, see on täitsa huvitav. See läheb juba natuke keerulisemaks ja selles mõttes nagu tõmbab kaasa, kui selline rütm on siin taga. Siin on, nagu ise ka praegu nägime, et väga mitu erinevat varianti, mille vahel valida ja kui meie tundsime ka, et see kõige esimene plokk oli liiga lihtne, et siis kohe järgmine oli nagu tasemele vastav justkui.
ta nagu hoiab kauem, mitte lihtsalt. Okei. Järgmine Martin Garrix! Ütleme nii, et ma nüüd klaverit mängima ei lähe, kohe selle pealt. Aga vähemalt ma ütleks, et selle põhjal saime me aru, et mul mingi muusikaline kuulamine on. Et ma nagu sain vähemalt aru, et mis toimub. Aga jah, see meenutas mulle hästi Tap Tap Revenge'i, kui keegi mäletab, kunagi oli niisugune põhimõtteliselt Guitar Hero, aga iPadi peal. Kui keegi, ma ei tea, avastab, et tahab koori laulma minna, aga ei ole kunagi muusikakoolis käinud, siis noodikirja peab ikka tundma ja praegu just selline ülesanne näiteks minu meelest aitab küll päris hästi just aru saada, et kuidas need noodid liiguvad. No sellega sa saad kindlalt noodid selgeks. See ei ole minu jaoks kõige huvitavam, aga see tundub minu jaoks kõige nagu realistlikum. Jah, võib-olla tõesti. 3. ja 4. sektsioonis ma ei tea, mis toimub, sest ma ei saa teisest edasi. Ka muusikat on võimalik mängu kaudu õppida. Selleks on päris klaveri mängimine koos Duolingoga. Nii, ta ütleb, et ma pean leidma... Ta ütleb, et ma pean leidma Ma ütlen, arust ei ole väga mugav praegu. Oh my god, kui fun though. Ma tahan midagi raskemat. Oota. Ma olen väga kaugel ikka sellest. Mis asi on C? Mis asi on G? Mis asi on A? Mu hääl oli G. Mis see on? See? Okei. No võib-olla ma tormasin liiga ette, sest see esimene oli nagu väga kerge ja lõbus, aga seal läks juba keeruliseks ja mulle ei meeldi, et ta nagu... mul läks mitu korda valesti, aga siis ta ei aidanud mind välja ka sellega, et kus need nagu võiks olla siin klaveri peal. Aga ma ei oska klaverit mängida ka, nii et võib-olla see on minu viga. Duolingo keele kohta on ka öeldud ju, et see mingi maani on nagu okei, aga lihtsalt keele komplekssus on nii nagu suur, et kui te soovite ikkagi päriselt keelt selgeks saada, siis sõnavara õppimiseks ma arvan, et see on jumala äge. Kui te tahate päriselt midagi nagu pikaajaliselt selgeks õppida, siis esiteks seda tuleb õppida, harjutada ja teiseks tuleb seda teha kellegi käe all, kes nagu suudab sind suunata. Jah, sa võid õppida üksinda maja ehitama, aga kas sa ehitad nagu pikalt kestva maja või sa ehitad pilbastest mingi kuubiku, mida sa kutsud majaks, et see on nagu see mu mõte. Millised mõtted? Ja sellega, kallid kaasa. Ma olen nüüd 24 päeva järjest teinud male ja ma tunnen, et ma olen nagu täpselt seal, kus ma olin mingi esimene nädal aega, nagu ütles ka meie malemeister, et kui sa tahad reaalselt mingit strateegiat, siis sa peaksid minema reaalselt trenni ja sellega sa väga kaugele ei jõua. Teiseks asi, mis on väga häiriv, on see, et kui sul ei ole pro-versiooni, siis sul on niisugune asi nagu energy, ehk siis sa saad teha ainult mingi arv ülesandeid iga päev ja Duolingo maksab väga palju. Lisaks, kui sul ei ole pro-versiooni, siis siin on nii palju reklaame, et mul reaalselt läks süda pahaks. Muidu väga fun, väga tore ajaviide, aga jah, ega sellega vist väga kaugele ei jõua. Nii nagu aasta alguses ei saanud ma selgeks jaapani keelt, pean ma sama ütlema nii matemaatika, muusika kui ka male kohta.